Alaril see mõte liikuma hakkas, et võiks ikkagi palgatöölt ära tulla ja hakata siis oma ettevõtet rajama, siis tuligi meil ka mingi hetk jutuks. See võib-olla oli selline, võib-olla esimene pakkumine oli selline, mitte konkreetne pakkumine, vaid pigem nagu ideearendus, siis mina võtsin sellest hästi kiiresti kinni, sest ma olingi varasemalt juba seda mõelnud, et miks mitte, et ka ettevõtlus tundus väga huvitav, et kui sa alustad just oma karjääri ja teed müüki ja tunned, et võib-olla võiks ise ettevõtet tehes ka veel kuskile kõrgemale ja kaugemale jõuda, siis see tundus kõik vägagi põnev mõte. Et väga pikalt ei pidanudki seal mõtlema, et ma arvan, et ka siin esimestel kohtumistel, kui me sellest rääkisime, tuli minult juba üsna selline positiivne signaal, et ma arvan, et ma oleksin valmis, kui selline asi ette võtta. Ja ma mäletan tegelikult seda ka, et ega see, ütleme, minu valik tegelikult selleks, et minna nagu praktilist ehitust tegema, oli puhtalt finantsiline. Sest tegelikult sellel hetkel ikkagi sentigi taskus ei olnud ja ehitajana ma sain objekti peal seal kusagil, see oli krooni aeg, 35 krooni sain tunnist nagu raha ja ütleme, kui ma oleks läinud kuskile, ma ei tea, eelarvestama või mingit muid töid tegema, siis see tunnitasu oleks olnud seal võib-olla 10 krooni kandis, et see nagu noorel inimesel andis selle eelise võib-olla, et sa saad ikkagi nagu kohe kuidagi nagu eluga pihta hakata, saad võib-olla üüriga ära maksta, et see selles mõttes oli sellest tunnen valik, aga ma mäletan seda ka tegelikult, et mina tegelikult käisin sellel hetkel, kui ma nagu olin juba selle praktilise poole läbi käinud, et palkmaad olid juba enam-vähem nagu selged, ma olin teinud juba seda eelarvestamist, olin teinud projektijuhtimist, mul oli nagu enam-vähem pilt eest, kuidas see kogu see business välja näeb. Ja siis ma käisin tegelikult väga mitme inimese juures, mitme meiega ühiste tuttavate juures, lihtsalt nagu arutamas, küsimas, et mis nad nagu arvavad, kas sellel nagu võiks olla pointi ja ma ütlen tegelikult 10-9 arvasid, et sellel tegelikult mõtet ei ole. Toode on liiga kallis, et pigem tegele mingi muu asjaga, ma mäletan vanemad samamoodi mulle rääkisid pidevalt, et miks sa teed siukest, mille jaoks, see raha siis saab otsa, kõik ilge jama ja pankrotid ja mis iganes kõike juhtuvad nagu. Et hirme oli nagu väga palju nagu ümberringi nagu. Aga ikkagi Mustamäe korter, ma mäletan, või kuskil Mustamäel oli pisike korter, mis Kuldaril oli seal üürikorter midagi. Diivani peal seal, ma ei mäleta, kas ta oli seal üksi, vist minust oli üksi nagu ja siis ma sinna tulin, ütlesin, nüüd me hakkame siin praegu palkmaadega tegelema. Nagu. Ja, aga meie ehitusalane kokkupuude oli ju varasem tegelikult, me olime juba teinud kooli ajal, kõrgkooli ajal tegime ühe sellise Altura objekti, kus me remontisime ühe korteri koos ära. See käis õhtu ja öötundidel ja nädalavahetustel, ma mäletan kooli ja muude tööde kõrvalt siis, et sealt me saime esimese sellise ehitusalase koostöökogemuse ja selle sama ühetoalise üürikorteri vanitoa remondi aitasid ka sina ära teha mul, et ilmselt seal mul tekkis see usk ja soov, et selle inimesega võiks koos midagi suuremat ette võtta äkki. Nagu selles mõttes, ega mina mäletan seda jälle niimoodi kuidagi, et oli hästi konkreetne oli see, mida ma nagu ütlesin, et nüüd me hakkame palkmaadega tegelema ja mul on kuskil nagu ajus nagu meeles, et Kuldar see peale nagu vastaski, no siis hakkame tegelema. Ja, et kui see konkreetse pakkumine tuli, siis ma mäletan, see oli ühel teisel objektil, kus aitasid mul ilmselt maamajas aeda ehitada. Seda ma aitasin ka ehitada. Et seal tuli see konkreetne äriettepanek ja ma arvan, et seal olin ma juba siis mingi hetk juba ikkagi mõelnud selle peale selleks hetkeks ja seal ma arvan küll, et tuli see ettepanek ja siis ma ütlesingi, et teeme ära muidugi. No esimene maja meil oli vist see väike saunakene nagu, et täpselt ei tulegi meelde, et Alar selle müügi ära tegi ja see oli arvatavasti siis, kui me 2003 suvel tegime ettevõtte, siis ma arvan, et see oli 2004 kevad. See võis olla, jah. 2004 kevad, esimene maja oli ilmselt suuruse mõttes selline 30-40 ruutmeetrit, saunamajakene. Aga see klient oli... See oli Ihasalusse vist. See oli, jah, seal oli mere ääres, hästi ilus kinnistu oli ja see klient oli mitte päris traditsiooniline klient, see oli selline hästi tore vanem naisterahvas veidi ja tal oli selline hea aura ja mäletan, ta ise ka ütles, et nüüd tal hakkab kliente päris palju tulema pärast seda, kui Alar oli talle selle esimese majakese ära müünud ja tegelikult nii ka läks. Aga selle esimese maja puhul oli veel see huvitav, et ega meil siis ju samamoodi ressursid olid vägagi piiratud, et eks me siis suuresti selle maja, mis Alar müüs, ise ehitasime ka valmis. Et mina sain oma sellise praktilise esimese ehituskogemuse ikkagi suuresti seal objektil siis abitöid tehes.
siis üks asi, mis võib-olla on küll kindel olnud meil algusest peale, võib-olla mis on ka meie ühine omadus ja võib-olla mis on meie ettevõtet iseloomustanud, et tegelikult sellest esimesest majast peale oleme me ikkagi alati sellist kvaliteeti hinnanud ja seal pole kuskil kompromissi või juhuslikkust olnud tegelikult, et kui muud asjad jah, on võib-olla toimunud juhuslikkuse printsiibil paljuski, siis see lähenemine, et me kasutame professionaalset tööjõudu, me teeme kõik võimalikult hästi, nii hästi kui me oskame ja võib-olla see enda kohusetunne ka, mis on saatnud kõiki neid projekte tegelikult, et see on olnud hästi, hästi oluline seal juures ja algusest peale. Jaa, kindlasti ja selles mõttes see nagu võib-olla see, ma arvan, et sellistel nii kriisiaegadel, eriti just kriisiaegadel, kus tegelikult võib-olla kliente on nagu vähem olnud ja on vaja olnud see hind nagu väga madalaks teha, siis me ikkagi tegelikult kvaliteedis kunagi järgi ei ole andnud või isegi sellistes majadel, kus meil on nagu näed, et sealt tuleb ainult miinust nagu mitte midagi, siis me oleme ikkagi neid kõik ära lõpetanud ja selles kvaliteedis me ei ole kunagi nagu mõelnud, et okei, et ma võtan nüüd mingi ebakvaliteetset materjali sellepärast, et ma pean nagu oma ettevõtte plussi saama nagu, et pigem on ikkagi see, et me ikkagi pingutame selle nimel, et kogu see maja peab olema kvaliteedne, mis siis, et meie ettevõttena sellest võib-olla midagi ei teeni. Ja oma marginaali arvelt on see hinnaalandus alati tulnud teha, et ja kui vaatagi, siis see kuvand on ka meil, et me oleme üldiselt pigem kallima otsa tegijad ja tegelikult, kui nüüd järgi vaadata, siis selle järgi on ka kuidagi hakatud meid hindama või see maine on ka kujunenud niimoodi, et just nimelt, et kvaliteedi arvelt me pole kunagi hinda püüdnud soodsamaks teha ja me oleme siis pigem seda kallimat toodet ka müünud ja püüdnud müüa ikkagi. Ma ei tea, ma arvan, kui me alustasime, siis tegelikult minu mõte oli nagu selles, et turul oli tegelikult olemas siukene nagu eliitklassile maju tegev palkmaa tootja. Ja mulle tundus, et sellel hetkel, see oli siis 2003, 4, 5, 6, et meie keskklass Eestis on nagu tõusuteel, et võib-olla keskklassist ja keskklassist natukene edasi on klienti, kes on võimeline, on nagu valmis ja tahab ka seda maja saada, aga ei taha teda nagu päris osta sellist kuidas ma ütlen, nagu Mercedest või sellist nagu väga kallist nagu toodet, et on valmis nagu maja natukene võib-olla tegema nagu optimaalsema ja ostma siis siuke nagu keskklassi toodet nagu. Aga tegelikult ütleme see erilahenduste nii jõudmine tuli ka sellest, et me alustasime ka paljuski ütleme selliste Soome näidisprojektidega, kus meil oli siis Soome tootja poolt antud mingisugune kataloog, neid projekte me kasutasime, aga eks elu näitas seda, et kui see need olid Soome-põhised projektid, siis Eestis oli natuke teistmoodi see ruumi planeerimine ja meie klient ikkagi üha rohkem tahtis selliseid muudatusi. Ja see tingiski selle, et me pidime omale arhitekti ettevõttesse kaasama, kes neid muudatusi siis igapäevaselt sisse viis. Ja täna me näemegi seda vähemalt, kui me vaatame Eesti turgu, siis kui me siin ikkagi teeme mitukümmend maja aastas, siis valdav osa nendest ongi ju tegelikult meie arhitekti eriprojekti järgi tehtud. Ehk siis sellised tüüpsed lahendused meie kliendigrupi peal väga ei tööta, et väga raske uskuda, et üks projekt sobiks 2 perekonnale, 2 erinevale kinnistule, 2 erineva vajadusega perele nii-öelda. Et sealt tulenevalt see arhitekti ja sellise rätsepõlikonna lahendused, mis tegelikult on kindlasti meie üks väga olulisi väärtusi ja edupante ka olnud. Alguses, eriti just Eestis näiteks, alguses ikkagi oli pigem maju, mis inimesed ise, või ütleme selles mõttes, et inimesed, kas nad siis nägid kuskil kataloogist, meie kataloogist mingid maju ja muutsid neid enda vajadustele vastavaks või meie muutsime neid nende vajadustele vastavaks, aga võib-olla täna on see klient läinud ikkagi veel rohkem selliseks enda nagu nägemust paberile panevaks, selles mõttes, et oleks nagu võib-olla vabamad nagu seda oma maja muutma ja mõtlema seda kuidagi teistmoodi, et selles mõttes vanasti oli see nagu kuidagi nagu piirangud ees, et seal on mingi projekt ja seda siin natuke muudame, vaatame, kuidas siin need teed tulevad ja päike tuleb ja võib-olla siia-sinna ja kui me algusaastas meil tegelikult arhitekti ei olnudki nagu. Meil siis, kes meil tuli projekteerijana tööle, siis tema oli siis nagu osaliselt ka nagu täitis arhitekti rolli, kuigi ta nagu otseselt, me lihtsalt joonistasime neid mõtteid kliendile nagu paberi peale, seal ei olnud sellist võib-olla arhitektuurset nagu nägemust niivõrd palju, aga mingil hetkel me endale arhitekti võtsime ja täna nagu me ikkagi pigem läbi arhitektide kõiki neid maju teeme,
et võib-olla see harituulis mõttes on selline muutus toimunud. Noh, ütleme tehnilise poole pealt, ma arvan, majad on oluliselt edasi läinud, õhutihedust täna mõõdetakse, mida sellel hetkel üldse ei olnud, termograafiat ei tehtud algusaastatel üldse nagu. Et noh, täna on ikkagi tehnoloogiliselt see maja oluliselt edasi läinud. Samas, ütleme, ehitus üleüldises mõttes tegelikult ei ole väga palju edasi läinud, et materjal, betoon on ikkagi betoon ja puit on nagu täiustatud detaile ja siukseid tehnoloogilisi võib-olla mingisuguseid väikseid asju nagu parandatud, aga ütleme globaalses mõttes nagu midagi tegelikult muutunud ei ole, maja on ikkagi jäänud majaks nagu. Nojah, võib-olla et see klientide teadlikkus on ka selle 20 aasta jooksul ikka väga-väga palju kasvanud, et kui vanasti rahuldutigi tihtipeale sellise tüüpse lahendusega, erilisi tehnosüsteeme, seal ei olnud väga suuri selliseid soove või ambitsioone, siis täna see teadlikkus on oluliselt kasvanud kliendidel, nad tahavad väga personaalseid lahendusi ja võib-olla kõik see tehnosüsteemide valik on ka läinud üha nagu spetsiifilisemaks ja seda teadvustatakse rohkem endale. Ja üks asi, mis mul tuleb meelde tegelikult on see, et nüüd aastat taga täpselt ei mäleta, aga me olime Eestis ja ka Soomes tegelikult üks esimesi, kes hakkas tegema õhutihedusmõõtmisi ja termograafiat nagu. Et tegelikult mina soomlastele rääkisin, et see on nagu väga oluline asi, soomlased vaatasid selle hetkel mulle otsa, et mis asja sa teed, mille jaoks, see ei ole üldse kellelegi vaja. Täna on see siuke asi, mida ühtegi maja ilma selleta nagu ei saa, et selles mõttes ma arvan, nii mõneski asjas me oleme olnud nagu sellised edumeelsed, et võtnud vastu selliseid asju, mida võib-olla ka suurtes riikides on asju, kui me täna võrdleme näiteks Saksamaad Eestiga nagu, siis ma arvan, et ehitustehnoloogiliselt me oleme Saksamaast kindlasti oluliselt ees. Seal on küll väga tüüpsed lahendused, aga midagi uut seal peale tulnud ei ole, täna ei kasutata isegi eramajades ventilatsiooni veel, et selles mõttes nagu ma arvan, me Eestis oma ehitustehnoloogialt eramaja ehitus on kindlasti eespool nagu. Ja just see energiatõhusus ka, mida natukene puudutasid, on tegelikult ka hästi oluliseks tõusnud siis. Et seda küsitakse ja inimesed on natukene kuulnud kuskilt, et see energiamärgis on hästi tähtis, seda alati küsitakse ja kogu see energiasääst ja ökonoomsus on ka võib-olla üks võtmesõna tänapäeva majade juures siis kõigele muule lisaks. Kui oli näha, et võib-olla see energiatõhusus võib viia selleni, et tegelikult palkmaad võivad mingil hetkel teatud normid, mida riigid võib-olla kehtestavad, mingisugused normid ja need võivad nagu hakata hääbuma, siis me nagu enda jaoks mõtlesime, et meil peab ikkagi mingi teine toode ka olema, et kui juhtub, et nii lähebki. Hetkel nii ei ole läinud, mis on ka minu arvates väga loogiline, et nii ei ole läinud, sellepärast, et tegelikult on palkmaja nii tootmisprotsessist, ekspluatatsioonist kuni nagu utiliseerimiseni välja üks kõige loodussäästlikum ehitusviis. Aga täna veel näiteks väga tihti ei mõõdeta seda kas või seda, et mis sa sellest majast, ütleme, sa ehitad küll võib-olla Eesti energiatõusu maja, elad sellest 20-30 aastat, seejärel tahaks seda nagu uuendada, ma ei tea, vahetada midagi, võib-olla peab üldse utiliseerima, siis see kulu on väga suur, selles mõttes, et nende materjalid, mis ei põle, mis ei idane, mis ei mädane, nendega on väga raske midagi teha. Et elus on ikkagi nii, et inimene tuleb siia maailma ja sureb lõpuks ikkagi ära ka nagu. Aga kui sa teed mingid materjalid, mis tegelikult kestavad siin mitte sadu, vaid tuhandeid aastaid, siis midagi tuleks sellega nagu teha ja selles mõttes on palkmaja väga hea lahendus. Aga kuna normid kogu aeg uuenevad, siis tegelikult väga tihti ka poliitikutele võib-olla see kogu tsükkel ei jõua kohale või jõuab liiga hilja kohale. Et siis see vaheetapp nagu ka üle elada, siis me nagu mõtlesime, et tegelikult on vaja siukest mingit teist toodet siia juurde ja nüüd see CLT on tegelikult pärit kuskilt Kanadast, on hakanud see nagu pihta, nüüd on ta nagu Euroopas ka ja eramaade sektoris seda väga palju ei ole veel kasutatud ja ka täna veel väga palju ei kasutata, aga kasutus kogu aeg tõuseb nagu. Ja nüüd nagu tekkis 6-7 aastat tagasi selline mõte, et peaks natuke uurima seda olukorda, mis siis selle CLT turul toimub. Ma mäletan esimest korda sai käidud seal Austrias erinevates tehastes vaadates, kuidas nad seda CLT teevad, kas sellel võiks olla pointi, ei võiks olla pointi. Sel hetkel veel keegi eramaja praktiliselt ei teinud, olid väga üksikuid eramaju. Täna on see juba siuke selgelt kasvutrendis olev nagu ehitusviis eramajade sektoris nagu. Ja sealt ta nagu liikvele läks ja selline nagu kõrvaltoode, täna ta võib-olla nii väga kõrvaltoode enam ei olegi, et sellest me päris palju maju ka juba täna teeme, et aga olla valmis selleks, et kui juhtub, et seadusandja kusagil seal riikides vaatab otsa ja mõtleb, et tegelikult mul on siuke idee, et teeme nii ja siis ei oleks me nii-öeldakse nagu ei seisaks lihtsalt ja poleks midagi teha nagu. Aga jah, selle CLT või siis ristkihtpuidu valimisel oma tooteportfelli oli just ka see kriteerium, et me tahtsime
et oleks olemas siis natukene võib-olla teistmoodi või uuenduslikum kontseptsioon, aga ta ikkagi põhineks paljuski just puidul, et ütleme ka selles CLT-majas on tegelikult see sisekliima ja kõik see hubasus ja see, mille pärast tegelikult puitmajad ostetakse, on olemas, lihtsalt tema mingisugused parameetrid on siis natuke teistmoodi ja mis võimaldavad võib-olla siis ka teha suuremaid maju, suurtemate klaaspindadega, modernsemat arhitektuuri on see tegelikult CLT-maja puhul lihtsam teha. Aga mõte, et see maja sisekliima ja kõik see hubasus jääks samasuguseks, nagu on puitmajas, siis tegelikult täpselt niimoodi ongi läinud ka. No üks asi on kindlasti see, et sa pead olema nagu hands-on või selles mõttes, kui meie sektoris vaadata mitmeid ettevõtteid, siis on päris mitu ettevõtet ära kadunud selle aja jooksul ja ma arvan, et üks hetk, millal nad on ära kadunud, on see, et kui see omanik, kes sinna oma energia nagu pani, lahkus sellest ettevõttest või võttis sellest ettevõttesse tegevjuhi või tegi mingeid muid asju, siis kuidagi see energia kadus sellest ettevõttest nagu ära, et ma arvan, üks asi on see, mis ei tähenda muidugi alati seda, et ettevõttes nagu omanikud ja töötajad ja tegevjuhid ei pea olema erinevad või ei saa olla erinevad, aga kuidagi meie sektoris see nii on läinud ja näiteks meil siin suur konkurent Soomes samamoodi, nii kui omanikud ära läksid, nii kui ettevõte läks börsile, nii käibed kukkusid, ettevõte oli totaalses miinuses, kuidagi meie sektoris see millegipärast ei ole õnnestunud, et ma ei oska öelda, kas see tuleb nagu sellest, et inimesed ei tunne seda turgu nii hästi, kes siia tulevad, ei ole sellega võib-olla sügavuti nagu seal sees, et meil, ma arvan, see edu on olnud võib-olla sellest, me oleme tabanud need õiged momendid ära, õigetel hetkedel oleme teeninud raha, selleks, et valmistuda kriisideks, kogu aeg ikkagi sa elad põhimõtteliselt selles mõttes, et mingi hetk jälle tuleb nagu langus, sa pead selleks nagu valmis olema, ma arvan, me oleme hästi selleks valmis olnud, seetõttu on meie ettevõte nagu pikalt püsinud. Eduvõti, ma arvan, on see, et me ei ole hakanud jooksma võib-olla turuga kaasa, näiteks näide, ma arvan, 2007. aastast, kus kõik mu tutvusringkond rääkis, et me peaks tegema korruselamuid, pangast saab laenu tasuta, midagi tegema ei pea, raha kogu aeg tuleb, et teeme siin korrusmaja siia, korrusmaja sinna, müüme kortereid ja milleks te selle palkmajaga tegelete. Kuidagi tundus, et ikkagi see on see meie valdkond, seda me oskame teha, kinnisvara ja siukest asja me ei oska teha ja peale seda läks aasta aega mööda, kui need inimesed helistasid, et mul oleks bensiiniraha vaja, et üldse seda ka enam ei ole. Et selles mõttes ma arvan, et see meie oma liistu juurde jäämine on ka olnud üks oluline võti, et me teeme asja, mida me tunneme, mida me oskame, me ei kaldu nagu sellest teemast kõrvale, et ma arvan, et see on võib-olla viin meid siin nagu edasi, nagu see 20 aastat, pluss see, et me oleme riskideks olnud valmis ja teinud võib-olla ka otsuseid, alati mitte võib-olla kõige kiiremini, aga kindlasti need otsused on saanud tehtud, et see ettevõte nagu püsiks ja püsiks pikalt. Nojah, see ärilise poole pealt tõi Alar õiged punktid välja, ma arvan, aga ka see sama slogan või millest me rääkisime, et me loome ikkagi koduseid ja koduseid, kus igal hetkel on väärtus, ma arvan, et kliendi vaatest on see olnud kõige tähtsam, et miks meid vaadatakse, miks meie poole tulevad kliendid tagasi ka teise ja kolmanda projektiga, mida on päris palju juhtunud ja juhtumas praegu. Ja mis on ka oluline, mitte oluline, aga selles mõttes on huvitav, et enda vaatest näiteks, et kui kunagi alustasid, siis müüsid kellelegi maja ja nüüd sa müüd tema lapsele maja või tema lapselapsele maja, et see on nagu siuke, et mis nagu näitab, et tegelikult me oleme nagu õiget asja teinud õigel teel nagu, et jaa, et see on tõesti, see on ka huvitav statistika, peaks järgi vaatama, aga päris palju projekte on, kus on tehtud siis esimene projekt 2000 alguses ja nüüd on juba teised ja kolmandad projektid isegi järgi tulnud. Kas siis sama tellija poolt või siis nende pere poolt, et see on kindlasti hästi oluline ja fookus, et me oleme ikkagi õiget asja teinud ja ei ole tõesti võib-olla liiga laiali oma tegevusvaldkondadega läinud. Fookus nii selle sama toote puhul, kui nii võib nimetada, kui ka turgude valikul tegelikult. Ma arvan, et need asjad on võib-olla ka nagu olnud natuke muutuses, et näiteks miks ma ettevõtte nagu peale mõtlesin, ettevõtluse peale oli tegelikult see, et ma olin teises ettevõttes, kus mingi hetk ma nagu küsisin nende käest, et ma tahaks tegelikult nagu selleks, kui ma müün väga hästi nagu mingit tasu nagu juurde saada, kui seal öeldi, et tegelikult iga müügimehe me leiame nagu tänavalt nagu. Siis üks põhjus, miks ma nagu ettevõtlusega tegelema hakkasin, oli see just, et see motivatsioon nagu, et oot, et tegelikult ma ikkagi võiks seda ikkagi väga hästi ka ise teha nagu. Aga mingi hetk hakkas nagu kuidagi see
võib-olla see huvi nagu minema natukene teise suunda, et täna ma arvan, et mind isiklikult huvitab nagu rohkem see, et kuigi noh, võib-olla paljusid mind huvitab näiteks eelarvestamine väga, nagu mulle nagu meeldib eelarvestada maja, ja miks mulle meeldib? Mulle meeldib see, et kui ma nagu eelarvestan selle maja, et kuigi ma seda täna vähe teen, aga ikkagi, kui ma seda nagu teen, siis kas ma suudan selle maja ütleme punkt 1 ära müüa ja kui ma selle ära müün, palju selle pealt nii-öeldakse plussi jääb nagu. Et mõnikord läheb nii, mõnikord läheb naa, siis sa näed, kus sa neid vigu teed ja nii edasi nagu. Aga samas ongi hea, kui ettevõte jõud kuskile tasemele ja sa saad selleks siis kasutada erinevaid koostööpartnereid, erinevaid töötajaid, sa saad delegeerida ja usaldad neid. Sa tead, et nad on väga head tegijad ja sellest teadmisest tegelikult piisabki. Et sa tead, et suures plaanis asjad toimivad ja sa saad tegeleda just sellega, mis sinule rohkem meeldib, et mina ka ju olen senini jäänud müügi juurde väga paljuski ja võib küll öelda, et ka nüüd 20 aastat hiljem müük paneb kindlasti minul silmad särama, et ma arvan, et ma olen nii mõndagi õppinud selle aja jooksul ja võib-olla hetkel võib-olla isegi oma parimas vormis selles mõttes, et on seda elukogemust, on endal, ütleme, ka sellise maja omaniku või koduomaniku kogemus juurde tulnud, et ma arvan, et siit on nii mõndagi välja võtta. Et see on kindlasti üks pool ja just teine motivatsiooni pool ongi see, et ettevõte on jõudnud teatud arengutasemele, kus sa tõesti võib-olla kõiki asju enam ise ei pea haldama ja valdama ja sul ongi selleks tiim, keda sa usaldad ja hea tiim just. 20 aastat on ikkagi väga pikk aeg, et ma olen kuskilt teooriatselt lugenud, et USA-s tehakse ikkagi iga ettevõtte selle mõttega, et on ka exiti plaan, eks. Et meie ilmselt pole sellist plaani välja töötanud, aga 20 aastat on ikkagi päris pikk aeg, et eks siis tuleb edasi minna. Kindlasti peavad olema pikaajalised plaanid samamoodi loomulikult ja mingi visioon, kuhu poole ettevõtte liikuda tahab. Ma arvan, et see ongi tähtis ka, et ettevõte peab olema ikkagi ka järgmiseks perioodiks tegelikult selline vähemalt omanike ringis ja siis ka kogu tiimile tutvustatud strateegiat, kuhu me tahame liikuda või kes me tahame üldse olla. Ja võib-olla tähtis ongi öelda ka, et ka see, kuhu me täna oleme jõudnud, on ka see, et meil on ikkagi algusest saati olnud tegelikult ikkagi sellised missioonid ja visioonid ja strateegilised plaanid ja äriplaanid on ikkagi au sees, et ei ole olnud sellist niisama uitamist selle aja jooksul, et ikkagi tegelikult on mingisugune alusplaan alati olnud, mille järgi me oleme töötanud. Kas see alati on niimoodi läinud, aga me oleme planeerinud, ilmselt mitte, aga suures piires peab olema ikkagi mingisugune plaan sul, kui sa tahad ettevõttes pikalt ja edukalt tegutseda. Ja mingid eesmärgid asjad peavad olema, aga samas on ikkagi alati ka see, et sul võib olla üldine visioon, mingi strateegiline plaan, aga minu arust on ülioluline on ikkagi jälgida, mida see turg teeb nagu, ja mida su klient teeb ja kuidas sa nagu sellele reageerid, et väga raske on öelda, mis see 20 aastat meile nagu tulevad toovad, et see väga palju sõltub sellest, mida klient teeb nagu, et võib-olla klient teeb midagi, mida me täna ei suuda üldse ette näha nagu. Ja seda enam tundub, et maailm on täna väga suures muutuses, kõik need kliimakriisid ja kõik need kriisid, mis meil siin maailmas käimas on, et ilmselt on mingisugune murranguline aeg praegu maailmas, mis mõjutab kogu meie turgu ja seda äri tegelikult kindlasti mingit pidi. Ja selles mõttes ka see plaan peab alati olema, et siis pärast järgi vaadates, et kuidas see elu tegelikult läks, et kui sul üldse sellist plaani pole, siis ei ole millegagi võrrelda.